Saame jätkata, et pausi ajal kiirelt Veiko siis näitamiseks tegi ühe lisakasutaja. Ja määrasingi talle ainult nii-öelda kaubakontrolli, sissetuleku ja sooduskoodide nägemise õiguse. Tegin eraldi kasutaja ja tal on ka ainult 2 nii-öelda ladu, mida ta näha saab. Et lihtne nii-öelda muudatus ainult. Seadistatav, tuleb inimene tööle, võib-olla saabki ainult esialgu ainult ühte asja teha. Ja neid asju saab juurde anda talle jooksul. Et see käib Noomi nii-öelda tavaõiguste sees, et see võimalus juurde. Et see sai nagu lihtsalt kohe nagu juurde pandud, et sellega ma vist manakäpp ei arvesta või nii-öelda lahendus nende Noomi õigustega kõigiga, et seal on Space'al nii-öelda määratudki juba, mida ta teha saab, siis nüüd uuel on Noomi kasutajast tulenevalt juba õigused asjad, et me arvestame kõik sellega nagu Noomis käib. Et ma login nüüd siia küll selle teise kasutajaga tagasi sisse, et siis oleks nagu kõiki asju näha, et ja. Nii. Nii kaua, kui sa seda käima paned. Inventurist vaatasime, et seda, mis siin tuli jutuks, et seda uue kauba nii-öelda inventeerimist, see ongi läinud kaotsi meil siin muude asjade tegemisel, et me ei ole sellel pannud. Arendaja tuletas meelde, et ta teab ka, ta näinud on seda, aga et seda hetkel ta ei anna seda valikut, et uut kaupa nii-öelda lisada ja ka sinna märkuse juurde panna, et see tuleb uuesti tööle. See on olemas seal valikutes, ta peab selle aktiveerima, et tegema, et see on lihtsalt meil endal 2 silma vahele jäänud, et sellele rõhku panna nii-öelda, et toimetaks, sest nagu ikka arendajad, ega nad ei tee seda, kui sa talle seda ei ütle, et see peab seal olema, siis kui vanas selle oli, siis ega ta uuele ei pööra sellele tähelepanu ja me peame ise selle nii-öelda ikkagi ette määrama, et see peab ka tööle jääma ja need asjad peavad kõik ikka töötama veel. Eelmisest nii-öelda plokist siis üle jäänud asjad, nüüd saab ka edasi rääkida. Ja, et võib-olla siis liigumegi komplekteerimise juurde, et nagu eelmises plokis ütlesime ka, et siis meil ongi siin tegelikult nii-öelda 3 funktsionaalsust, lattu sisse komplekteerimine, välja komplekteerimine ja ladude vaheline komplekteerimine. Et klassikalises mõttes me siin siis sisse komplekteerimisel on kõik need nii-öelda lattu sissetuleku dokumendid, laost välja dokumendid ja siis ladude vahelised dokumendid. Et jah, lattu sisse komplekteerimine siis saabki samamoodi tegelikult asendada lattu sissetuleku ja selle võtmes, et sa juba võtad kauba arvele alusdokumendi alusel, paigutad ka juba ütled ära, kuhu riiulile see paigutatakse või on ettevõttes protsessiliselt see kuidagi tööd jaotatud, et üks võtab lihtsalt kogu kauba vastu ja teine juba tegeleb sellega, et see saaks ka riiulitele paigutatud, et võtabki siis alusdokumendi ette. Selle alusel siin on näha, et on dokumendid, ütleb talle ka, või tähendab kaubaread, ütleb ka juba ära siis, et kuhu riiulile see paigutatakse, panebki selle kauba ära, teeb selle märke. Et siit saabki tegelikult valida laoriiulit, partiid, et kui see kaup tuleb sisse, et kui on partii lahendus ka. Kui riiulid ei kasutata Noomis, siis seda riiuli nupukast ei tekigi sinna. Et see on ainult riiul tekib siis, kui see Noomis on laoriiulite nii-öelda funktsionaalsus kasutusele võetud. Ja Kas võib korra segada? Jaa. Et kauba vastuvõtul ma ei näinud partii sisestust, parimalt enne ja partii numbrid. Kas teil on see funktsionaalsus olemas või on plaanis arendada? Partii tavaliselt, kui on see parim enne, siis see partii nimetus ise juba ongi see nii-öelda, tihtipeale meil on loodud tehtud see kuupäevaline. Meil on nad erinevad. Et partii on üks ja parim enne on eraldi sisestatakse juurde ja okei. Me oleme sellest korra rääkinud, aga praegu
panen kirja selle kohe, et see parim enne kuupäev, kuna see on süsteemne väli on ju noomis, et siis seda saab sinna kohe panna. Jah, väga hea. Jätka. Just. Aga selles mõttes, mis see teine pool oli, see partii küsimus, et kuna klientidel partiide loogika on hästi erinev, et siis tegelikult pigem võetakse hetkel kaup vastu ja siis tegelikult saab tekitada noomis jätkuprotsessid siis, et ma tean, et paljud on sellised, kus et iga uus sissetuleku dokument on juba tegelikult ka uus partii, et siis see juba käib noomi poole pealt. Noom genereerib, ütleme tööstustes meil on hästi tihti ongi kasutusel see, et kui tehakse uus toode või uus asi tuleb, siis see ongi uus partii ja see dokumendi salvestamisel tekitab automaatselt selle partii uue juurde sinna. Aga see on ka seadistatav meil nagu ikka nagu kõikide muude asjadega. Et jah, see toiduainetööstuses on see parim enne kuupäev kindlasti vajalik. Partii on ka väga jah. Sest meil tuleb 7-8 alustoppa, mis on kõik sama kuupäevaga, samad tootmisliinid, kõigil on erinev partii. Igasugused reklamatsioonid teevad partii järgi. Okei. Hea tead, jah. See ongi see, et mis me infot tagasi saada ja on väga hea tähelepanek selles mõttes. Ma küsin korra selle riiuli kohta. Jaa. Meil on mis on riiuli kohta, aga teil on igal tootele üks riiuli koht. Kas me saime aru, et ühe toote võib mitu riiulit olla? Selles mõttes, et kui noomis on laoriiulite lahendus häälestatud, siis jah, et saab kaupa sisse võtta, väljastada ikkagi, et ongi ühel tootel mitu riiuli kohta. Kadri, ärme nendest räägi. Neil on täis eri lahendused. Aga no selles mõttes nagu, et üks kaup võib olla mitmel eri riiulil. Et nendega see tuleb vaadata. Meil on niisugune enda tehtud funktsionaalne riiuli lahendused, mis kasutab seda olemasolevat riiuli teemat, on toodud eraldi partiidele juurde väljad, kuhu siis saad määrata erinevaid riiulid juurde. Ehk siis ma teie oma lahendust peast enam ei mäleta, aga et sa saad sealt juurde määrata ühele tootele mitu riiulit, et kus ta nagu asub. Et see ongi siit sissetuleku hetkel, kui kaup sisse tuleb, siis sa määrad talle selle riiuli ära, missugusele riiulile läheb, et ta vaikimisi annab talle küll ühe peale, et mida sa ma noomi poolt näidatud, siis seal on nagu tegelikult sa näed ainult seda, mis on vaikimisi riiul tal. Kui teistel nagu mingit kogust ei ole, siis sa teisi nagu noomi poole pealt ei näegi enne, kui sinna mingi kogus tekib alles. Et kui tal vaikimisi on 101, ütleme siis, ja nüüd sa tahad seda panna siia 102 peale, et siis tekib noomis ka nähtavale talle see riiul. Muidugi kõik need riiulid on seotud objektidega, nii nagu ikka. Et sellega on nagu samamoodi. Et kui sa siit maha salvestad, siis ta nagu panebki selle koguse, praegu on 2 tükki sealt sinna riiulisse sinna. Et jah, et siin komplekteerimist tegelikult on samamoodi, saab kasutada seotud dokumentide loogikat, et kas alusdokumendiks sa võtadki juba näiteks selles üks dokument, meil on siin näide lihtsalt mingi lattu sissetuleku tellimus, mille põhjal sa kontrollid need kõik ära, paned laoriiulid külge ja tegelikult taustal me tekitame siis näiteks saatelehtarve vastavalt teie häälestusele, mis dokumendi. Põhimõtteliselt peaks olema niimoodi, et kui sa selle tellimuse siit koostad, ideeliselt algdokument on noomis kokku pandud hanke ja tellimus. Kui me nüüd siit selle sulgeme, siis ta tekitab sellest vajadusel kohe saatelehe sisse. See on see, et mis tellimus on teile hanke alla saadetud, siis sellest saab koostada kohe saatelehe endale sisse. Nüüd see, kas ta teeb saatelehe või saatelehtarve, see on seal seadistamised kohta. Aga põhimõtteliselt see, et ta teeb lattu sissetuleku dokumendi. Et selle komplekteerimise vahe lattu sissetuleku teemaga ongi nagu see, et siit sa saad alati alustada uue dokumendi tegemist. Et lattu sissetulekul oli see, et sul dokument pidi ees olemas olema. Et siin ma saan alustada teha uuelt hankijalt kuhugi lattu endale toote või selle dokumendi ja seda hakata vastu võtma. See on nagu see erinevus kohe, et kui me ennem näitasime seda lattu sissetuleku dokumenti, siis see on puhtalt see, et tal peab olema kas siis tellimus või mingi dokument ees, millest tehakse järglast. Et
komplekteerimise mõte ongi, et saab otse alustada nullist. Samas on võimalus ka olemas see, et nagu ma just näitasin, et saab ka teha olemasolevast juba järglaste juurde. Et see mõte just on see, et kui tuleb keegi toob sulle kauba, mida sa ei ole võib-olla ise tellinud või on keegi müügimees tellinud telefoni teel ja sul ei ole seda infot noomis nii-öelda veel. Et seda on nagu, et seda nii-öelda ära lahendada, siis saad otse kauba vastu võtta ja hakkadki piiksutama ja see nüüd ei sisse mul siia. Oota. No töötab selle nagu meelde juba. Jah, ma vahepeal logisin jälle siit, tegin nii-öelda, et siis ei jätnud seda meelde. Nii. Ja siin. Nii, lisan selle. Paneme teise toote. Ja neid saab siis nii-öelda siit otse nii-öelda, kui sulged, siis ta selle nii-öelda dokumendi vastu võtta. Ehk need olid koha peale toodud kaubad näiteks, millel ei olnud tellimust tehtud. Ja seal nagu sellel samal dokumendil oli hea näide, ma korra lähen siia tagasi, kus sellelt konkreetselt dokumendil me ei olnud, mõtlen kohe, laoriiuleid häälestanud. Võta mingi toode. Siis tegelikult ta ei anna ka kohe seda laoriiuli valikut ette. See laoriiulite häälestamine on nüüd noomi poole pealt. Et noomis on tegelikult on meil lisa, ütlen ausalt, et see tegelikult on versist. Kui peast ei mäleta, mis versist see nüüd on lisaparameetrid dokumendi ridades, mida me saame siis tuua välja, mis riiuli peal see toode asub. Et see on seadistatav nii-öelda. Ja kui sellel dokumendi liigil ei ole seda külge pandud, siis ta siin ei näita seda. Et see on kõik see, et noomi poole pealt tuleb see info siia kaasa. Et sellepärast siia nii-öelda ei jagagi seda kohe. Nii. Lähme tagasi. Lähme tagasi. Jah. Ja siin tegelikult siis nagu ennem Veiko näitas tegelikult, et talle, võtan need LS2, et ta alustas dokumenti, ta juba läks ära, et tegelikult nii kaua, kuni ei sulge siin rakenduses dokumenti, siis tegelikult nii kaua saab selle dokumendi juurde tagasi pöörduda ja sinna, et neid kaupu juurde lisada. Sama loogika nagu noomis on tegelikult sellega, et kellel on lokaalbaasid teavad väga hästi, et sest kaupa vastu võetakse, et need kaubadokumendid ei lähe ennem põhibaasi, kui nad on lõplikult kinni pandud ja meil osadel on küll automaatika, mis saadab kohe salvestamise hetkel ära, aga paljudel on see, et ta peab need kauba vastuvõttu saatelehed peab vajutama, et saada põhibaasi nii-öelda. Et see läheb alles siis põhibaasi ära, kui kauba vastuvõtja kinnitab oma saatelehed ära, et nüüd on kõik kaubad vastu võetud, sest ta võib vahepeal jätta selle pooleli ja tegeleda millegi muuga. Et see loogika ongi siia ka jäetud nii-öelda teostamiseks. Ja vajadusel saab siia lisada juurde kogu aeg. Ja siis, kui nüüd sulgeb, 8754 on dokument siin, kui ma selle sulgen, siis ta kaob siit listist nii-öelda ära, et oli tänase kuupäevaga siin rohkem ühtegi dokumenti ei ole. Et siis on ta nii-öelda käpast rohkem nii-öelda kasutada enam ei saa. Ehk et siin on Laumes siis on kinnitanud, et on lõpetanud oma kaupade vastuvõtmise selle poole pealt. Ja nüüd see sama on, et kas LS3, LS2, see on jälle klienditi. Et funktsionaalsusest on nagu erinevad. Et täpselt nii palju, kui annad ka õiguseid, siis tegelikult nii palju on neid vahelehti selle üleval kuvatud ka, et kuna meil siia sellesse kauba vastuvõtmisel on antud, et ainult õigus LS2 nii-öelda uue dokumendi tegemiseks, et ei saa nii-öelda otsida 3 teha, et noomis üldjuhul on see, et LS2 on saateleht arve, LS3 on saateleht ainult sissetulekul, LS1 on hankija tellimus, et mis on hankijale esitatud ja
praegu me panimegi siia, et saame ainult luua siit hankija, läheb seda saatelehte arvet nii-öelda sisse. Et see ongi see, et ta teeb kohe ka nii laokande kui ka finantskande. Küsin korra siia vahel, nii kui see Wi-Fi ära kaob, siis kaob see tellimus, mis ei olnud veel kinnitamata, kaob samamoodi ära siis, jah? Nii kaua, kui ta siin võrgus on, jah, põhimõtteliselt küll. Nii kaua, kui see Wi-Figa, vaata, siin on nagu see, et me ennem vist Urmasega sai korra räägitud, et me rääkisime ennem siin kogu aeg seda, et online ja offline on, et kui teil välisvõrk ära kaob, aga te olete oma sisevõrgus Wi-Fis, siis noom, kui see nii-öelda laomees on teie enda sisevõrgus olevas noomservis, see on eraldi sihuke komponent, selle kaudu nii-öelda töötab. Et kui teil välisinternet ära kaob, see ei tähenda, et teie Wi-Fi ise ära kaob. Aga ma korra küsin, et ega üsna tihti, kui sul võib sisevõrk olla, aga ikkagi teeb nagu korra sekundiks sul võib juhtuda ära, siis on jälle töö kõik kadunud. Ei, see, mis ta oled ikkagi juba pannud lisa, need, et selles mõttes seda ta ära ei kaota. Et kui sa pooleli oled skänninud, võib-olla sa samal ajal midagi soovid seal muuta, valida, kui sel hetkel kaob võrk ära, siis see võib kaotsi minna. Aga kui siin juba, et lähme tagasi, et kui siin juba need muudatused... 100 kaupa, 198 ära võtnud ja korra käib sekundiks. Ei, selle, mis sa siia oled ära lisanud, see jääb. Et kõik see, mis on, ütleme, sel hetkel, kui sa ei ole veel siia midagi lisanud, siis see võib kaotsi minna, mis sa seal kui nii-öelda pärid. Et see on nagu jah. Ei, ma mõtlen, see on nagu siis arvutis ja see on ma mõtlen, kui käpas sa loed ju, või ta läheb ka automaatselt, nii kui ühe loed ära, ta läheb juba viskab. Nagu ma ütlesin, see seade tegelikult on loll, on ju. See pärib kõike infot kogu aeg sellest noomist nii-öelda. Ja kaduda üks liga ära. Just. Jah, et kui ma tehniliselt räägin siia juurde, siis on meil seal tegelikult noomi ja siis selle asja vahel on üks niisugune noomservice moodi andmevahetusliides. Liides, jah, mis siis nii-öelda seda kogu infot nii-öelda liigutab. Ja see on üldjuhul siis teie enda nii-öelda sisevõrgus nii-öelda tiksub seal noomi kas serveris, kui on lokaalbaasid, siis seal lokaalbaasi juures, kui tehakse lokaalbaasis tööd. Et seal poole peal nii-öelda. Ja sealt saab info nii-öelda antakse noomi edasi. Et see on nagu jah. Ja selles mõttes, kuna me ka värvime neid riidu, et siis see tegelikult, kui kaabki see võrk ära, siis tegelikult, et jääb ikkagi mingi ülevaade, et kui sul on midagi veel hall, et järelikult see on veel see, et millega sa ei ole tegelenud, punased, et võib-olla seal on veel midagi poolikut, et see... Aga äkki see ütleb ka kohe, kui see kaotab ühenduse nagu noomiga või seda teise? Selles mõttes, et... Võib-olla seda testinud. Või see lihtsalt see, et kui mingi moment kaob üleval väikene ikoon ära, mida sa töö käigus ilmselt tähele ei pane ja sa nagu jätkad töö tegemist, aga võib-olla sa suudadki 15 minutit tühja tööd teha, et tegelikult see samal ajal ei salvestanud veel ühenduse katkemist. Üldiselt on nii, et kuna ta iga puute peale tegelikult käib päring, et tegelikult siis sa saad sellest kohe teada. Ehk kui me pärastpoole teeme, ma ütlen, me võime lõpus tekitada selle olukorra. Seda on väga lihtne tekitada, ma võtan Wi-Fi välja ja kuna me seda saame ainult teha, nagu ma enne ütlesin, selles meie nii-öelda Astro Cloudixi võrgus, nii kui ma selle maha võtan, siis me ei tohiks enam siia andmebaasil ligi saada. Ma tõesti me selle lõpus võime teha. Võime lõpus teha, sest ma tean, et minu ruumis näiteks, kus mul on kabinetis, seal mul ei ole seda Cloudixi Wi-Fi't millegi pärast. Ainult eile ei olnud, kui ma testisin ja siis ma käisingi siin koosolekuruumis seda proovimus, et kas siin ikka kõik asjad töötavad. Et ma ei pääsenud ligigi siia sellele andmebaasile. Kui selle käpaga, kui sa oled, kas on niiviisi ka, et kui on, sul on ju müügisaalis on üks ühik, aga tuleb kastiga, siis sa tead, selles kastis on 12 ühikut, et sa pea selle käpaga hakkama lõhkuma neid kaste seal, vaid sa paned selle kasti peale ka üldjuhul, nagu six-packi peale ka ju triipkood, et siis ta, kui sa oled määratlenud, et see six-packis on 6 ühikut, siis kas ta võtab ikkagi 6 ühikut lattu või kuidas ta võtab? Kuna siin sa igal juhul ütled ju selle nii-öelda müügiühiku, et sest, et sa... Okei, aga ütleme, et meil on kuskil määratletud kontoris juba ära, et me teame, et Snickersi kastis on 12 ühikut, aga see kauba vastuvõtja on näiteks õpilane, tal pole õrna aimugi, et palju seal on, et sa näitad selle kasti triipkoodi ja see on määratletud, et see on alati ju 12, et ega see Snickers ei vaaka mingi 13 parema, et kas ta võtab 12 siis korraga lattu. See on nüüd see seadistamise koht, on ju, ehk et
nagu nendel toodetel me alati kaubakaartidel ju kastis olevate arkude paned eraldi ja ka selles koodides ikkagi kasti, mitte ei pea hakkama seal kastis laia. Kastide nii-öelda koodid eraldi ja siis sa saad võtta nii-öelda loed need kastid ära ja ta korrutab, sul on 12 korda 4 on ju 48, et see kogus siia annaks nii-öelda 48. Ei ole testinud praegu, aga kuna see noomis nii-öelda meil niimoodi toimetab, siis ja see info tuleb siit noomist, me peaksime sulle nii-öelda järgi vaatama. See on see jälle, et nende kastide arvud on klienditi erinevalt seadistatud meil on ju, et... Ei no seda küll, et iga üks seadistab ise need tootekaardi ja vahet üle, et mida müüb. Iga üks teeb tootekaardi ise, aga lihtsalt seal peab olema ka selles käpas mingi erand, et kui sul ongi üks toode, võtab sama õle näitel, et sul on 95% õlusid ongi ühe kaupa, aga siis on need six-packid on mõned müügis, et siis on vastupidi, et kuskil pead linnukese panema, et ma arvan, et suuremat... seda ei tükelda jälle 6. Suuremateks poodides on ka ju mitte ainult six-packid või 24 nii-öelda pastid. See on lihtsalt sellist püümise näite. Aga tihti võetakse õlu välja pakist, et seda poodi saada. Mida juhtud või õlukastist. Ja, no see on... Kui sa võtad suvel nagu siis sellist õppid või kedagi tööjõudu juurde, kes ei ole ainus, et selles kastis on see, et siis ta saab ikka triipkoodi, et ei pea hakkama seda tervet alust lahti kakkuma selleks, et siis saada kaupa sisse võtta. Kuna ise praegu ei ole me seda testinud, meil ei julge vastata, aga kuna noomis meil see on varasemalt töötab ilusti, siis ütleks, et see tugi on olemas. Et jah, no see tugi ongi käpp loeb ja noomi poole pealt seda infot saab kogu aeg, et selle me peame, aga mõtlen, et seal lihtsalt peab nii nagu selle etiketi peab, seal peab olema kuskil üks linnus, et kui ma tahangi võtta seda hulgipakendit sisse, et või taha, et lammutaks laiali selle, et ongi see müügiühik, ongi see sama. See ju eeldab seda, et nendel pakkidel on erinevad ribakoodid. Et tähendas, et sa võtad Tükil on üks ribakood, pakil on teine ja selle järgi me saamegi seda aru, et see on pakk ja seal on see info nii-öelda tegelikult selles ribakoodis on see tarkus sees olemas. Et see ongi see, mille järgi me nagu neid laiali jääme. Aga jah, ma panen endale testida igal juhul sihukest asja üle, et seda ei ole nagu teemaks on. Nii. Miskit veel? Või selle sisse komplekteerimisel oli veel mingeid küsimusi? Võime sinna tagasi veel korra minna. Ehk siis praegu ta salvestas on dokumendi ära, kui nüüd kaob midagi internetiga juhtub, siis ei ole probleemi meil on ju, et nii. Ma ikkagi täpsustan need üle, et küsin ikkagi, et oleks täitsa kindel. Kui see on nüüd see, ma võtan seda kaupa sisse, et salvestasid dokumendi ära, aga dokument ei ole... Aga dokument ei ole noomi kirjutatud. Aga kui me lähme siia nüüd, võtame selle tagasi uuesti. Okei, teeme niimoodi korra. 53 ja 23 dokumenti, ma saan aru, aga kui ma võtan 5 toodet triipkoodiga sisse, aga ma ei ole veel dokumenti valmis teinud, kas need 5 toodet kaovad siis ära? Tehniliselt, kui ma ütlen siin ära loo uus dokument, siis tegelikult me tehniliselt alustame juba noomis uue dokumendi tegemist. Ma korra lähen siit veel tagasi. Ega ma tehniliselt praegu teadma lähen. Aga et lihtsalt ma korra nagu näitan. Nii. Vaatan, kus ta mul läks. Need on need saatelehed või enne sulgemisdokumendid, mis sul seal praegu toimub. Just. Aga kui sa juba seal on sul kas või üks kaup, siis tegelikult see jääb juba mällu. Ta jääb. No, ma võin tehniliselt jutu öelda siia juurde, et me kasutame sihukest asja nagu laudapanek. Mõnedele ütleb see midagi, mõnedele mitte. Et taustaks me teeme tegelikult sihukese fiktiivse dokumendi, millel ei ole veel hetkel dokumendi mingit infot juures. Talle antakse mingid numbrid, aga seda võidakse veel tühistada. Me ise nimetame seda laudapanekuks, sest seda me kasutame jaemüügi poole peal lauda panemisel kogu aeg. Tehaksegi, kui sa kohvikutes käid, sa üks tellib, teine tellib, õhtu otsa tellid midagi ja siis lõpuks tahad selle veel 3 ka veel lüüa. Et samat loogikat kasutame ka nüüd siis nii-öelda siin käpas dokumentide kokkupanemise hetkel. Et ta teeb selle nii-öelda kohe maha ära iga rea lisamise peale. Et see kaotsi ei läheks. See on selline tehniline pool, mis paljudel ei pruugi mitte midagi öelda, sest see on ka meie enda ettevõttes, ma arvan, et Kadri enamus projektijuhid ei teagi sellest väga midagi, et see ei ole nagu
teemaks. Aga jah, niisugune teema on, et me nagu kohe salvestame selle read iga lisamise peale maha sinna nii-öelda. Ehk siis ta paneb selle nii-öelda kõhtu nagu nii-öelda taustaks. Nii, aga lähme siis sellise laost välja komplekteerimiseks. Oma olemuselt hästi sarnane sellega, mis on lattu sisse komplekteerimine, aga see annabki selle, et keegi teeb näiteks noomist hinnapakkumise, müügipakkumise, tellimusdokumendi ette ära ja laomees siis selle järgi komplekteerib juba kliendile kauba ära, et saab ka samamoodi määrata, et kust riiulist see võetakse. Kas siin nendel peaks? Ei ole vist. Me ei ole nagu lauriiult sellist pannud. Jah, okei, võib-olla. See nüüd on minu teema. Aga et täpselt samamoodi, et kui lauriiulit dokumendil ei ole häälestatud, me seda välja ei kuva. Partiid samamoodi saab määrata, et kui sa kaupa väljastad, et millisest partiist seda kaupa väljastatakse. Just. Et selle mõte tegelikult ongi, et müügiinimene teeb sulle dokumenti valmis, laoinimene siis komplekteerib selle järgi kauba ära. Täna me räägime selles mõttes siin müügidokumentidest, see võib olla mis iganes dokumenti liik. Et kuna see on dünaamiline, siis me lihtsalt oma näites toome müük-kost need, aga tegelikult on võimalik häälestada ka kas või tegelikult tootmisest väljastamist, mida iganes. Et see on puhtalt häälestamise küsimus, et milliseid dokumente me siin kasutame. Samamoodi kasutame siin seotud dokumentide loogikat, ehk siis, et kui ma siit selle dokumendiga töö lõpetan, selle sulgen, siis taustal vastavalt häälestusele, et kas sellest nüüd tekib siis tellimusdokument, saateleht, kohe saatelehte arvet vastavalt teie äriprotsessidele, et kuidas te soovite seda teha. Nii nagu lattu sisse komplekteerimisel saab ka samamoodi siin uut dokumenti alustada, et võib-olla see mõte on, et praegu meil siin on häälestatud, et me saame saatelehte arvet teha, aga see võib vabalt olla ka, et müügimees käib koos kliendiga kuskil saali peal ringi, valib tooted ära, mida klient soovib osta, piiksutab need ära, paneb kogused, lõpuks noomis siis võtab selle dokumendi lahti, võib-olla seal pannakse mingeid hinnad paika võib-olla, mis on selle kliendile eraldi küsib, et kõike seda, et mingid võib-olla väljastus, transpordid, asjad juurde, et siit saab nagu lisada dokumendi ära, et piiksutada kõik tooted, mis ja kogused võib-olla, et mis siis on vaja kokku panna. Just, ja siis noomis saab selle lõpetada, et kas siis ongi, et väljastatakse arve, maksab koha peale ära, et vastavalt kuidas teie tööprotsessid ja eripärad on. Dokumendi nime genereerib noom ise. Dokumendi nime genereerib siis noom ise. Dokumendi number tuleb süsteemse dokumendi numbri loogika alusel, et kuidas on kokku pandud. Just. Et jah, siit otse, kui noomis sa saad ise dokumendi numbrit nii-öelda ise sisestada vajadusel on võimalus, siis siin annab selle numbri igal juhul ette selle generaatori ja selle maski alusel, mis on noomis olemas. Et see on nagu jah, et siit nagu numbreid nagu kuidagi ei ole, sest korra sulle välja. Tahaks küsida selle kohta, et seal sai valida partiid, aga mis siis, kui me kauba vastuvõtul markeerime kaubaga vastuvõtu kuupäevaga ja me tahame jälgida laos FIFO põhimõtet kauba saabumise kuupäeva alusel. Kuidas see käiks? Selles mõttes, et saab teha selliselt, et tegelikult siin, kui sa teed seda dokumenti, sa ei määragi partiid ja see juba tegelikult käib taustal noomi poolelt, et kui sul on FIFO meetod, et first in, first out, et aga kas ma näen, kui ma näiteks ütleme niimoodi, et loomis läheb komplekteerima, kas ta näeb ka seal nii-öelda siis enda käpas nii-öelda seda kuupäeva, mis on siis soovitataval kõige vanem vastuvõtt, kus ta peaks kauba siis väljastama, sest et siin hetkel see tegelikkuses oli küll
see partii valik, aga just see kuupäev, et millisest partiist ta peaks selle kauba väljastama? Ma näitan. Siin on selle nii-öelda Priidu küsimus, mis ta ennem oli, ehk et ma vastasin tegelikult see, mida sa küsisid, tema nii-öelda küsimuses ära, ehk et see sama kuupäev, meil on siin praegu on lihtsalt mingi number pantud. Nii. See on tegelikult partiil olev nimetus. Me dubleerisime partii ID, panime selle nimetusse nii-öelda. Ehk tavaliselt need samad kuupäevad, mis teil on seal nii-öelda, pannaksegi partii nimetusse kuupäeva mõistes. Ja siis sa näedki siin seda listi nende kuupäevadega. Nüüd, mida meil ei ole, ongi see sama parim enne kuupäev. Meil on partii peal olemas eraldi väli veel, kuhu sa saad kuupäeva nii-öelda määrata, mis hetkeni see kaup ja see partii kehtib üldse. Et see, kuidas seda nii-öelda partiid koostatakse, see on klienditi nii erinev, et kas pannakse tänane kuupäev, pannakse hanki ja dokumendi kuupäev, pannakse mingid hanki ja nimed sinna. See on klienditi nii-öelda seadistatav ja paika pandav täiesti. Et millest see partii nimetuse asjad kokku tulevad. Ja seda me siia parasjagu kuvame ja siis ta näeb seda nii-öelda juurde. Okei, aga ma küsiks kohe selle ka ära, kui sul on näiteks, sul on 4 toodet, vanimas partiisse saad anda 3 toodet ja sa pead ühe võtma siis mõeldes värskemas partiist. Kas siis ta automaatselt teeb sinna uue komplekteerimisrea? Ja, sest et siis ikkagi peab olema 2 rida. Sellepärast, et noomi mõistes on ka, et... Aga see automaatselt, et see süsteem saab aru, et see partii sai otsas, näeb, nüüd on vaja tekitada uus rida, et ta saaks ühe selle tüki komplekteerida teisest partiist. Tegelikult on niimoodi, et meil praegu ei ole ühelgi tootel mitu partii, aga täna me siin lisame partii ära, me ütleme koguse. Siin sa ütledki ära, ma 2 lisan sellest partiist. Ma saan juurde veel lisada, valin järgmise partii. Me kahjuks ei saa seda näidet nagu tuua. Ja siis tegelikult noomi mõistes sul tekibki ikkagi 2 rida erinevate partiidega ja siis vastavalt see kogus, mis sa siia ka ütlesid. Et sinu küsimusele vastus on see, et noomis me seda teeme vajadusel, lööme laiali, aga see ei ole standardlahendus. See, mida sa küsisid partiipõhiselt, et me lööme eraldi laiali. Automaatselt me ei tee seda automaatselt, see on kliendipõhiselt seadistatav ja vastavalt vajadusele. Tihtipeale on see tavaliselt, pigem on see meil tööstusklientidel nii-öelda tootmistes. Et kui me võtame need erinevad partiid, siis me vaatame, et me kasutame niisugust toodet, et sellest partiist jääb väheks, anname järgmise juurde, aga kui neid sealt tuleb järgmise juurde rohkem juba, siis me pakume sulle välja, sest et missuguste partiid seal kasutada tahetakse. Okei, me kasutame vihvo meetondit, me võtame nii-öelda viimasena või esimesena tulnud sisse, viimasena välja läheb, et selle pakuks välja sulle. Aga siin ma praegu ei ole kindel, et me selle sulle üldse ära teeksime siin noomi poolt, selle poolt. Et sa pead ikkagi selle rea ise uuesti lisama siia ja teise partii valima sinna külge. Et paika panna. Aga noomis me teeme seda kindlasti, aga see, nagu ma ütlen, kogu selle lahendus, mida me täna näitame, meie noomi standardlahenduse otsa on nii-öelda ehitatud. Et kõik muu, mis meil on kliendid ja tehtud asjad, neid me siis hakkamegi seadistama siis, kui me neid tooteid peale või neid mooduleid panema. Siis paneme need paika nii-öelda muud nii-öelda funktsionaalsused. Ma tõin näite, et meil on neid noome nii palju, ka siin ruumis pole teil 2 ühesugust noomi mitte kellegil. Et ma siin juba korra Baltilini kohta ütlesin, et Kadri väga ei tohiks seal öelda, mis seal teha saab, mida mitte, sest kui sa ei ole seal baasis käinud, siis sa ei tea üldse, mis seal on. Et see on nagu täis, ongi. Ma arvan, et enamus klientidel meil on omad lahendused niimoodi, et peame igal juhul otsa vaatama ja mitte tema selle baasiga kokku puutunud, on see konsultant või projektijuht, ei tea, kuidas need asjad töötavad. Sellepärast meil ongi nii-öelda need projektijuhid või konsultandid, kes on teiega nii-öelda otseselt seotud, teavad teie lahendustest. Või siis lähevadki, loevad meie nii-öelda spekke ja vaatavad, mis on kellelgi tehtud. Et see on nagu see teema just. Aga ma praegu siin ütleks, et ei teki seda automaatselt, kui sa paned sinna laokogus, et paneme siia rohkem juurde, et ta teeb sulle uue partii juurde. Okei, siin ei ole teist partiidki veel, aga et ta seda nii-öelda laseks kohe. Ma vaikimis ütleks, et standard ei tee seda siin. Nii. Küsin korra, ja. et kas ta pakub mulle ise need partiid
mis on mul laos arvel ja kas seal partii taga on ka näiteks laoseis selles partiis, kogus selles partiis on nii palju? On ikka. On olemas, jah? Meil on. Ahah, väga hea. Et partiid valides ma näen kohe ära ka selle partii laoseisu. Noomi poolest räägid siin praegu, antud hetkel ta siia praegu ei too teile laoseisu, see on visuaalne vaade nii-öelda. Et ikka jah. See on siuke koht jälle, kus me oleme teinud seda, kui keegi kohe sealt sellel hetkel, kes seda soovinud on, ei ole küsinud, siis seda sinna ei ole näitanud lihtsalt. Need on siia juurde toodavad väljad nii-öelda ja lihtsalt aktiveerida vaja nii-öelda. Sest tegelikult nagu me kaubakontrollis näitame, et tegelikult ju me saame Noomi poole pealt kõik selle info kätte, et kui palju on kuskil laoriiolil, kuna laoriiolid on seotud samamoodi partiiga, et tegelikult me teame väga hästi, millisel partiil, millised need laojäägid on, aga siin me täna neid välja ei kuva. Aga et see on nagu võimalik panna ehk kuvama. Ehk seesama, miks ma siin ennem näitasin seda, et mis laoga me, mis objektiga me varasjagu tegutseme, siis ta näitab paikimisi selle objekti infot nii-öelda. Ehk et kui seal on seda kogus, siis ta seda näitab, kui seda seal ei ole, siis ta siia nagu ei tooks seda nähtavale, et siis oleks vaja eraldi nupp, kus sa näed teiste ladude nii-öelda infot juba. Nii nagu oli, ütleme, kaubakontrolli poole pealt oli seda infot võimalik vaadata. Nii. Midagi veel oli siia. Ja siin tegelikult juba hakkab korduma, et see lõpuprotsess on nagu vahet ei ole, millisest funktsionaalsust me räägime, siis ikka, et kõik, mis sa sulged dokumendi ära, siis tegelikult see alles jõuab Noomi. Just. Ja kasutame ka veel hetkel siin standardis ei ole, aga seda, et on näiteks üldse komplekteerimise leht on ju. Et laomees, kes hakkab komplekteerima midagi, et tehakse vahedokument, milles siis tellimuse pealt, kui müügimees paneb kliendiga arvuti taga asju kokku, teeb dokumenti ette ja teeb juba määrab ära read, mis lähevad komplekteerimisdokumendi peale. On siuke vahedokument ja seda siis hakkaks laomees juba võib-olla kokku komplekteerima, et seda infot saaks juba kohe laomeele peale panna. Et see on see sama, et me taame laomeele ette anda infot, millega ta peab tegelema. Et põhimõtteliselt laomeestele võiks see list näiteks olla isikupõhiselt tühi. Et kui tal on siin dokumendid, siis kui tal on see, ta peab nendega, ta ei saa istuda, kui tal just ütleme mingit pausi ei ole. Aga ideeliselt on see, et ta peaks tegelema nende asjade komplekteerimisega näiteks, kui midagi on ees. Et siis seda saab talle nii-öelda kogu aeg määrata. Ja mõte on olnud ka meil see, et me saame nende prioriteeti määrata. Et tuleb mingi prioriteetsem nii-öelda dokument sisse, me anname sellele alumisele dokumendile prioriteetsuse juurde, tõstab talle ettepoole. Et seda kõike nii-öelda laomees ainult tegeleb ja vaatab. Et see on nagu laomehele töökäskude jagamise nii-öelda teema. Ja samas teeb ta tööd, piiksutab ja saab selle info kätte, mida ta parasjagu teinud on. Või tegema peab ja kui palju ta on midagi lugenud juba ja see info jõuab kohe on nii-öelda Noomi tagasi siis ja on kontoris kättesaadav. Selle kaudu laomees saab ise partiid valida ja kinnitada näiteks, kui ta on see õigus antud? Partiid valida, jah. Kui ütleme sama alusel, tal on mitu partiid, sama toode. Jah. Et kui tal on see õigus antud, ta saab ise valida ära kinnitada ja see on juba automaatselt liigub. Jah. Et partiide valikud saab juurde teha, panna juurde, et siis seda nii-öelda on täpselt see õige, et kui tal on õigus antud selleks. Et Urmas tõi siin näite, et kui on mingid õpilased, siis võib-olla temal ei anta seda õigust kohe, aga kes on igapäevane laotöötaja, siis tema võib seda võib-olla kontrollima ja saab teha. Et see on nagu õigustest määratletav kõik. Et ega Noomis ka ju kõik isikud ei saa kaubakaarte teha ja neid muuta ja veel vähem kustutada veel. Et see on nagu nii. Ja. Ja siis lasude vaheline komplekteerimine. Samamoodi, kas on juba ette antud dokument, et saad selle alusel ette valmistada laost välja komplekteerimise ehk sulle on tehtud lao sisekäibe tellimus, et palun saada seda kaupa mulle sinna.
üks pool teeb selle ära, sulgeb dokumendi. Ja et samal ajal sa saad ka no see on see sama teema, mis ma just rääkisin lao nii-öelda komplekteerimisest, ütleme kliendile väljastamise puhul, siis tegelikult laomehel on see teema, et kui tal nii-öelda ühest laost teise peab viima midagi kellegile, et siin ongi see sama sisene teema, et siis ta siit on ette antud laotellimused, millega peab ta tegelema siis. Ja siin on tooted ees, nüüd ta piksutab ära need vajadusel, see nüüd on kokkuleppega osadel ju ettevõttes, et kas ta peab kõik asjad üle lugema, üldjuhul ikkagi peaks, või tema ju väljastab selle, teisel poolt peab vastu võtma. Ja siis, kui tema selle nii-öelda sulgeb, siis tekib sellest lao sisekäibe akt, ehk siis vastaspool võtab selle nii-öelda, peab kinnitama, et see kaup kohale jõuab. Et siit kohe saab nii-öelda teha tagasi. Teeme selle sulge. Siis siia tekib, kui me nüüd lähme teisele dokumendile, need samad tooted nii-öelda peale. Siin on, see uue tegemine oli, et saab sealt selle vastuvõtte vajadusega. Et see on nagu ka seadistatav, et kas need aktid tulevad kohe arvele, kui sa viid teise lattu, või sa peab vastaspool selle ennem kinnitama ja selle kauba on nii-öelda vastu võtma. Et ehk siis kaup on vahepeal nii-öelda teel kuskil, et paikimisi ta jääb nii-öelda broneeringu seisindusse vanasse lattu, ehk et ta viiakse nagu sealt välja ja uude lattu hakkab siis sisse sõitma. See on kõik see nii-öelda seisundite ja muude asjadega paika pantud. Kas seda arvet on võimalik nagu ainult noomis hoida või see saab ka väljapoole meili saata, näiteks kui tellimuste osas, et sa teed tellimuse selle käpaga, siis sa saad saata sellega otse näiteks hankijale selle tellimuse või sa pead ikkagi, ta jääb noomi programmi, sa lähed noomi programmis saadet, et sa ei saa otse. See ei ole mõeldud välis muu asjaga, mitte millegiga suhtlemiseks, jah, et vähemalt hetkel me ei ole seda niimoodi isegi näinud, et kui seda nii-öelda küsimusi nagu praegu tuleb rohkem klientidelt, eks me hakkame mõtlema selle peale, aga hetkel on ta puhtalt nii, et sa teed siin dokumendi valmis ja on see siis tellimusdokument või saateleht ja siis ülejäänud asjaga tegeled noomist, sest noomist sa saad juba seda saata ju meiliga, PDF-iga printida, mida iganes juba kõike e-arvena. Aga selles mõttes saab loomulikult seadistada selliselt, et kui väga paljud kasutavad teil selliseid mingeid edilahendusi, et kui ma siit lõpetan tellimuse tegemise, me panemegi talle sellise seisundi peale, et siis automaatika tegelikult taustal juba saadab ära, et vähendada siis neid noomis teostatavaid tegevusi. Siis ei pea see sama sulge, et see on see nii-öelda seisundi teema, et me anname talle selle seisungi, et see saateleht või saateleht arve nüüd on valmis, ta on kinnitatud ja see sama tähendab ka selles edi nii-öelda saatmisel seda, et ta on valmis ja võib ära saata, et ei pea vahepeal sekkuma, et see on täis automaatikline pool nii-öelda, et praegusel juhul hästi paljudel e-arvetel on see, et keegi vahepealt peab kontorist sekkuma, sest ütlema, et nüüd on need arved on valmis ära saatmiseks, et saab edisse või e-arve kuhu iganes poole teele panna. Et kui siia saab öelda, et see laomees tegi selle asja valmis, see sama sulge dokument ja sellel on kinnitus olemas, et see kõik on korras, siis võib ka selle kohe nii-öelda edidokumendini edasi saata, ilma et keegi kontoris seda vaatama peaks. Aga tavaliselt ei ole seda nagu tahetud. Aga et sellist nagu meilimise võimalust, selle peaks ikka siis nagu, et noomis käsitsi saatma. Siin meilimisega hakkavad meiliserverid ja asjad mängima, et kuidas seda välja saata ja kõik muud asjad nii-öelda juurde. Et see sellega, jah, mõtlemise koht võib olla, et hetkel meil ei ole, siia ei ole ehitatud. Nii. Siis miskit siit veel. Jah, et võib-olla nagu lõpetuseks, et lao sisekäibe, et samamoodi, et siin me oleme pandud, et saad kohe käpas teha lao sisekäibe akti, täpselt samamoodi nagu muud funktsionaalsused, et võib olla tellimus, et see on ikkagi klienditi seadistatav. Jah, loomulikult see, mis me täna näitasime sellega, meie ambitsioonid ja töö ei lõppe kuskile, et loomulikult, miks me teile ka seda näitame, on see, et alati tahaks ju teha toodet paremaks, et lähituleviku plaanid ongi, et loomulikult kõik kliendipõhised erisoovid, et mis tulebki, et kus me hakkame kliendipõhiselt vaatama, et mida oleks juurde vaja. See sama hinnasiltide printimine, et kuidas see lahendada hästi mugavalt ära sellest laomehe rakenduseks.
siis kindlasti laoriiulite vahel kauba liigutamine, et kuidas tõsta ühelt riiulilt kaupa teisele. Ja see iseenesest on meil juba lahendatud, nagu ma enne ütlesin, juba lao sisekäibe, toome ühe projektid asjad juurde, et see nii-öelda lõplikuks juurde viia. Sellega käia seal riiuli juures ja räägid ära siit koodi ja viskada sinna teise. Just. Põhimõtteliselt jah, ja siin ongi nagu see, et see riiulite skaneerimine ka, et sul on riiulil on oma kood peal, on see siis QR või ribakood, et sa tead, et sa paned õige nii-öelda riiuli peale. Ehk et piiks ma võtan selle riiuli pealt, panen teise riiuli peal, et seda infot nii-öelda kohe panna ja paika panna. Et siis jääb ka jälg maha sellest, et laumees võttis või töötaja võttis selle õigest kohast ja pani õigesse kohta. Et kõike seda nii-öelda saaks teha. Et see tähendab muidugi ühte liigutust juures inimesele, aga siis on sellest märge maas, seda saab kasutada. Nagu ikka ka mis muud asja on võimalus kasutada, ei pea kasutama. Et seda nagu hetkel nagu seda skaneerimist hetkel ei ole. Aga ütleme sinna. Sama teeme, mis siin ei ole listis, nagu enne mainisin, ka dokumentide listide nii-öelda skaneerimist. See on nende riiulite skaneerimisega samas teemas, et me saaksime neid dokumendi peal, on meil ribakood, seda piiksutada ja vastu võtta ja me leiame kohe siit listist õige dokumendini. Ta avab selle. Hetkel ei ole. Hetkel ei ole aga see nagu eeldab, et siis ka dokumendil on see paberkandjal, mis näiteks kas lao sisedokument, hankija dokument. Ja, see ongi see, et see eelis just, et see sama nagu sa ütled suured tarni, et ega tänapäeval ju kõik asjad tulevad tegelikult suhteliselt enam ja olnud nii-öelda ikkagi digidokumentidena, et kui sul on paber olemas, see autojuht tuleb oma mingi paberiga või annab oma skänn, et sa sealt nagu skännid ja see info on sul tegelikult eel olemas, see tähendab seda, et lattu sisse tuleku hetkel on see nii-öelda hankija tellimuse info on sul juba teada ja sealt selle saaks kätte, mis tellimusega meil nüüd tegema hakkame. Et see lihtsalt annab mugavust juurde, et ma skaneerin seda dokumendi ribakoodi, mul juba tuleb see dokument lahti, et suured asutused, et lihtsalt muidu see jääbki. Tänapäeval muidu käibki nii kõik suurematel et selle pealt peabki panema, et me lihtsalt sinna nii hetkel seda osa või siin ei ole jõudnud veel viia. Nii. Me oleme ajast kõvasti ette jõudnud. Jah, oleme puristanud kiiresti. Aga jah, nagu me ise oleme arvanud, siis eks see toode sobibki sellistele laopidajatele, tootmisettevõtetele, loomulikult ja hulgimüük, et kindlasti või vähemalt ma loodan, et täna leidsite siit igaüks midagi, mis kõnetas ja et kuidas see võiks potentsiaalselt teie äriprotsessidesse sobituda? Ja. Kas tööd lihtsamaks teha või siis seda jälgimist täpsemaks saada, et kõike seda nii-öelda siis üritame aidata. Kuluks kanne keegi, et selle tuleb ka saab samamoodi sellega, et sa vaatad, et kui sa rikned või toode näiteks ja piiksutad ära ja siis ta läheb selle kulukande rea peale. Ta põhimõtteliselt teeb kõik kuluks kandmise dokumenti täna taustal, et see sama ongi, et ma võib-olla vaatangi riiulilt üle, et oi, et see on nüüd katki läinud pakend, sa piiksutad selle toote, ütledki talle, eks ju, et Mõtleme, et ma olen selle primitiivse näite, et piimapakk on üks katki ja ta piiksutab piimapakki ära, aga ju laos on teada, kellelt see piimapakk tuli, et kus ta selle kande teeb, et me hakkame pärast seal neid piimapakki vaatavad, mis tarni alt ma selle siis maha võtame. Tarni alt, me teeme kuluks kandmise, et see läheb otse kuludesse maha nii-öelda, et see tunnus lihtsalt juurde, et mis ta on, et otse. Kui sa soovite hankijal kompensatsiooni saada, et siis pigem on tagastusdokument, et kui hankija sulle kompenseerib, kas aegunkaupa riknenud või tähendab katkis kaupa. Puudujäägid tulevad lattu sissetulekul, me saame teha taustal reklamatsioonidokumendi, mis siis samamoodi sa saad esitada hankijale, et kuule, et ma palus, et sul on saatelehel 12 toodet, tuli 11 toodet või on ka nagu rohkem, et see reklamatsioonidokumendi nii-öelda seadistamine on klienditi nii-öelda paika pandud, et kas see tekib automaatselt, et kui sina võtad sissetuleku dokumendil 10 on kirjas, aga jõudis 9, et kui see nii-öelda
koguse kinnitad 9-ga, siis kõik need kogused, mis ei vasta sellele, mis on algselt sisse tulnud, siis nende pihta tehakse reklamatsioon. Dokument selle hanke üle valmis. Et see nüüd on klienditi, et kuidas keegi tahab, mõni tihtipeale ei taha, et see automaatselt tuleb. Tahavad ise sekkuda, vaadata, mis seal on. Aga ma saan aru, et suuremates kauplust, ütleme, väga on see vajalik juba. No, ja teine on see sama, et see reklamatsioon peab jõudma ju hankele infoks ka, et see peaks ju edidokumendina kohe neile minema. Et see tähendab meili peale või kus iganes peale minema, et see seisundid asjad kõik õiged oleks. Et tavaliselt vaatavad mingid ikkagi üksuste juhid või asjad selle ikkagi üle veel, et kas need on kõik korrektne ja siis saadetakse need reklamatsioonid teele. Et neid on, aga noh, siin on see koht jälle, kus me klienditi vaatame igal pool otsa, kes kuidas on neid pannud. Võin ma selle siis nüüd kaasa võtta selle vidina ja minna nüüd siis, ega ma enne minema ei lähegi täna. Räägi Erkiga. Ma võin sulle nii kaua vidina anda, et saad Erkiga rääkida. Et Erk või Veiko saab sulle võib-olla mõne toote ka laua pealt anda, et saab proovida ja piiksuda. Et seda vidinat on jah, siin on praegu meie nii-öelda demobaas on külge pantud, et noh, nagu me enne rääkisin, need VPN-id ja ühendused, et ega klienditi me ikkagi seadistame selle ette ära. Selle ülevalt läheb ta käima. Tavaline. Et siis sealt nii-öelda saab neid kasutada ja teha, et jah. Siin ta ei näita sulle nüüd midagi, sest et Veiko telefon on siia peegeldatud. Selleks me olemegi kasutanud, need Zebra seadmed ei võimalda siukest asja, et me peegeldame lihtsalt seda, noh, kuna siin on Samsungi vastu, siis saame kasutada Samsungi enda nii-öelda application'id, mis teevad selle peegeldamise ära. Nii kui me tahame Zebrat kasutama hakata, hakkavad igast reklaamid meil jooksma. Noh, kui me seda maksta ei taha või mingeid muid asju, tasulisi programme selleks ei võtta kasutada. Et sellepärast ma näitangi oma telefoni pealt seda ja et siis siin on hea peegeldada seda näita kõike infot. Jah, ma usun, et me kõikidele saadame ka need slaidid tagant järgi. Siis panin siia ka lingi, et tegelikult selle laomehe kohta on meie kodulehel info olemas, et ma ei ole 100% kindel, et see on klikitav, aga et vajadusel paneme selle lingi sinna uuesti. On olemas, jah, no väga hästi. Et saab kodulehele minna ja et kindlasti, et selle käppaga pärast hakkama saada, et siis meil tegelikult on nagu ka juhendid olemas, et hiljem nagu aidata kliente. Et kui teie puhul ongi see, aga Alexela tahab igasse lokaali saada, siis selle lokaali raadus läheb sinna. Et võib-olla on veel mingeid küsimusi. Küsige. Et selles mõttes meil... Arvele võtmise kaudtule. Mul on olemas juba arvenumber. Jaa. Lähen sellega sinna sisse ja hakkan nagu piiksutama. Ja siis ma saan panna kogused, palju tuleb. Just. Ja kui mul on nüüd see kõik tehtud, kas ma siis sain juba printida selle toote sildi ka sinna külge kohe või kuidas see oli? Kas ma nii saan näiteks, et ma piiksutan ära 20 tükki, ja nüüd läheb mul printerist ja tuleb silt ka? Hetkel ei ole selles vastuvõtmise hetkel, me ei prindi ühtegi silti. See on teie nii-öelda mingi lahendus oleks, kus me selle ehitada saaksime. Et hetkel selle prindi on lihtsalt kaubakontrollil on mõeldud see. See kaubakontroll on see, et see on olemas olev seade, te käite ala laos ringi või kuskil ja siis panete listi, missugustele kaupadele te tahate neid silte panna. Et see, kui te tahate nii-öelda kauba sissevõtmise hetkel juba mingeid märkmeid hakata tegema, seda lahendust hetkel ei ole. Aga hea teada, võime kirja panna. No see peaks nagu teoreetiliselt olema. Kaup tuleb sisse, ma kontrollin, ma pean selle kohe ära markeerima. See on see kliendi põhisus. Teie räägite, et see peaks olema, teine, milleks mul seda vaja? Ma toetan seda. Sa saad valikusse panna, et kas on see, et alati ei pea olema, aga see on selline elementaarne, et see peab uuesti kõike seda 100 ühikut läbi käima selle siltide pärast, kui sa juba niikuinii oled ära piitsutanud. Olen selles mõttes nõus, et kui see hakatakse kuskile lauriiulite peale panema, et siis sa tahad selle lauriiuli panna ju mingi sildi ette ja uus kaup tund, et mis seal on, et sa saad. Meil ei olnud, tegelikult oli plaan, et näidata, mis Ansla kasutab neid printereid, me oleks täna neid kasutanud ja ise printinud. Me tahame samat asja mõelda tegelikult ka, ütleme, ladudes ringi kõndimiseks.
et siin on lao peal on sildikene, et ta saab selle kohe lõks ära teha nii-öelda. Ta paneb hinnasildi siis... Ei, ka siin, see ei pea hinnasilt olema. Hind on üks asi, võib-olla komponent sealt ainult. Ülejäänud on nimi, ribakood, mis iganes muud asjad juurde, mis on vaja, on laoriiuli tunnused, et kõik see nagu info, et mida me sinna nii-öelda kokku paneme, see on klienditi meil ju seadistada. See kõik sõltub sellest. Hinnasilt on kõik primitiivsem, aga ja, primitiivselt on tegelikult on ju ribakood ja nimetus nii nagu siin, nagu see sooduskoodil nii-öelda on, et ega muud... Et see, et nüüd selles mõttes, mida me siia täna nagu ka välja printsime, et see ongi juba kliendipõhiselt, et meil ka siin see paika pandud, et võib-olla ma tahangi sinna panna, ma ei tea, ribakoodi ja mingi töötaja nime, no see on täitsa nagu protsessi. Oma need porketid valmis. Seda igal juhul, jah. Kas see on nagu võimalik, et oletame, et meil on osad kaubad, mida me tahame vastuvõtul markeerida nagu tükilisel ja on osad, mida me ei taha, et kui meil ongi näiteks see kliendipõhine lahendus, et me saamegi ise vastavalt vajadusele vastuvõtul vaadata, kas me tahame seda etiketti või me ei taha. No samamoodi, et oleks nagu üks, ma olen sama meelt, et üks linnuke peab olema, et sa ei pea tegema 3 korda nagu ühe kauba menetlemisega, teed 3 korda sorditad muidu läbi. See olekski see tänapäevane lahendus. Noomi enda poole pealt on meil ju see lahendus kauba vastuvõtmisele olemas, et kui see on uus kaup, mida pole varem olnud, siis me saame sealt tekitada resildis. Ja, ma saan aru mõttest, aga et sa lased selle peale, aga jah, põhimõte võiks olla see, et see on nii-öelda reati. Tooterea põhine. Märgitav, et see läheb sinna printerisse. Kui seal, nagu me ennem rääkisime, et kui see igal tootel või tootegrupil on määratud ära oma nii-öelda label või printer, kuhu ta printima peab, siis saaks seda otseselt käpast teha. Ei peaks noomi poole pealt sekkuma sinna. Kui seal on vastas meil mitu erinevat nii-öelda labelit või print, missugust sa sinna külge tahad panna parasjagu, siis peab kuskilt mujalt sekkuma hakkama, võib olla, et... 80 reeglit kehtivad, ma arvan, et 2-3 valikut on ära setikud pandud, siis ülejäänud võib ju seal juba libida ka neid tumpa, aga see teeb sul ikkagi selle 90% tööd juba ära. Jah, olen nõus. Näiteks kui ongi näiteks selline partii saabub ratu, mis läheb kohe kasutusse, mingil põhjusel ta läheb kohe kasutusse. Aga sa pead panema venekeelsele või ingliskeelsele teksti, eestikeelsele teksti printima sinna peale näiteks. Kui sa paned 100 ühikut, kui linnuk on pandud, siis printer see teada, et ta peab 100 ühikut. Eks see on see koht, mis me saamegi seda infot tagasi. Hetkel meil seda ei ole tehtud sinna, et kas vaikimisi on see, et pannakse, on seadistatav, et kõikidel toodetel tuleb see vaikimise linnuke peale, et kui sa pead selle linnukese maha võtma, siis ta ei prindi või vastupidi, et kui sa pead ise selle sinna märkima, mida sa tahad, et sa prindiks nii-öelda. Et need valikuid on... Kaupmehed on selge, et üldjuhul ei ole seda vaja, aga kui tulevad sellised erandkorras tooted, millele on sul vaja see etiket peale lasta, siis sa paned selle peale, aga sa ei pea enam närveerima, et meil läheb keegi inimene ekstra sellega siis menetlema seda kuskil, et loeb üle ja sa hakkab uuesti neid sealt kuskilt ümber tõstma. Et tee puhul ma saan aru, tegelikult sõltub see printeri etiket ka veel sellest ju, et kui veekindel ta on, ja et kas ta vastu peab, ja kõike seda nagu juurde. See ei ole vastromure, selle mõte ise ära, selle mõte ja, see ongi see on see sama, et siin ongi, et nemad on tööstuspoole peal, et kaubanduses on nagu teistmoodi. Programmis on ju valmisolek, et see, kus sealt valmisolekust, kas see linnukesest läheb Braseri printerisse või läheb mingisse Samsungi printerisse, see on see kohalik lahendus, aga see, et sa saad linnukese panna kas prindit või mitte selle ühikute järgi, see on see lahendus vaja. Jah. Tuleb 100 karti sisse lappu, 100 lähevad kohe tootesse, ei ole seda etiketi vaja. Ja kui sa võtad kauba vastu, siis lähevad see on seda, pigem need lahendused tavaliselt ongi see, et kui on vaja midagi printida, siis ikkagi on see, et märgitakse need, mida prinditakse. Et niisama me listi ei pane, aga nende uute kaupade pool oleme varem kasutanud seda, et kui seda kaup on alles tehtud nüüd, et seda varem ei olnud, siis me oleme toonud listi ära, aga sa pead vajutama ikkagi nuppu, et see prindiks selle, et see on noomis seest nii-öelda endal. Et seda poolt küll, jah. Panin endale selle juurde kohe, et kauba vastuvõtmisel nii-öelda linnukensega võimalusel printida etikette, et seda nagu juurde märkida. On veel võib-olla kellelgi mingeid küsimusi või mõne teema kohta täpsustusi, mis vajaks? Ma ei tea, meil on näiteks ilma
ribakoodita siis tooted või kaupa. Leedus tulebki, ei ole üldse ühtegi koodi peal. Kuidas siis sellega? Noomi jookseb keegi, teeb ise selle koodi? Kuidas me peaks vaata see ribakood annab selle kindluse ja täpsuse, et ideeliselt saad sa seda teha ka otsikoodiga otsida noomist. Noomis artikkel peaks olemas olema, kui ei ole, siis ta peaks tekitama lihtsalt praegu avastasime siin, et mul see Samsung ei taha sõna kuulata selle toksimise peale, et kui ma siia midagi kirjutasin, siis tema pani siia muid tähti nii-öelda. Ma arvan, see on see autos see mingi peal. Et see tuli just ennem välja lihtsalt, kui Kadri vajutama hakkas, ma kohe selle peale et jah, muidu saab siit ilusti kohe otsida, et sa toksid selle ära, siin võiks töötada juba. Kauba otsikoodiga on see, et hetkel me oleme otsikoodi peale pannud teda, et nimetus on meil teemaks läbi käinud, et kuna nimetuses artikleid võib, sama nimetusega asju on väga palju võib-olla, et siis sa pead täisnime panema, et siin on veel see, et meil ei ole siin laivis kogu aeg ju, ta ei ole andmebaas ju, ta on loll seade, mis teeb päringu andmebaasi pihta. Ehk siis, kui me siia tahaksime hakata kirjutama juba mingit listi ette andma, see tähendaks seda, et me peaksime iga asja peale kogu aeg pärima infot sulle jagama, et siis see võib aegsamaks muuta. Et hetkel on see, et kui see nimetus või see otsikood sinna sisestatakse, siis me teeme alles päringu andmebaasi pihta. Et muidu sa põhimõtteliselt trükid ühe tähe või juba küsime, et ütle mulle ja et siis lõpuks, et kui sa saad need nimetuse järgi tooted kätte, et siis on juba närvid läbi. Et sellepärast hetkel ongi ribakoodi järgi või kaubotsikoodi järgi. Näed, siin töötas ilusti. Et see on see seadme küsimus. Ma siia toksisin, mai 0001 on pandud otsikood tal ja see seade kohe toetab seda. Siin on praegu pigem on see Samsungi ja nii-öelda selle kokku sobivus. Seal on see klaviatuur, ta ennem küsis mu käest midagi hommikul, pöörad sellele tähelepanu, et selle klaviatuuri kasutamise pihta ja ma lasin selle üle lihtsalt. Aga jah, siin tavaseadmist otsikoodiga saab sisestada ka tähtede ja asjade ja leiab selle toote ilusti. Kadri oli tubli, kirjutas ja küpsise parki peale otsikoodid juba küll, et me saaksime seda kõiki kasutada ja näidata. Et siis sellepärast sealt sai kohe proovida. Nii. Saite omale vastuse või tahad veel? Sain. Okei. Nii, kellelgi veel midagi? Et miskit küsimust? Kadri sulle. Arvuti tahab juba. Ehk siis ega kellelgi soovi. Siin on need käpad, mida me saaksime praegu veel näidata siin koha peal. Et Urmas läks ära ja jättis maha õnneks. Me saame siin testida veel sellega. Et lihtsalt, et kuna meil on 2 seadet siin kohe olemas, et siis saab ise vaadata ja proovida, et eks see võib-olla laoinimeste poole pealt võib olla alguses ebamugav töötada hästi väikse seadmega. Eks need ongi, me enne rääkisime, et tehniline seadmistik, see on ikkagi täitsa omaette maailm, et tähtis lihtsalt ju see, et Androidi peal toimetaks ja töötaks. Et ma neid sama sõbrasid olen näinud, mida puidus on kasutatud, siin on püstoli, päästiku, täpis, need sihikud ees, et kui kaugelt lastakse midagi nende tõstukite pealt näiteks, et tõstukijuht ei pea maha minema, vaid ta lasebki kaugelt selle paki sildi peale. Et seal on punane täpis sihik ees, mitte see ise, ei näitagi praegu siit. Ma olen selle kauba kontrolli. Siis ta, siit ei ole näha midagi, et selleks on siis eraldi lasersihik, see on kõrval, kuhu ta sihib, et ta näeb ja siis ta vajutab ja siis ta loeb seda koodi nii-öelda. Et ka paki sildi peal võib ju olla sul neid ribakoodi rohkem kui üks on. Üks on hankija oma, üks on enda oma, üks on mida iganes. Et kõike seda nii-öelda... Kui kaugelt ta loeb umbes? Ei julge öelda, et need samad seadmed olid, aga Erki mäletad, kas see oli 10 meetri või 15? Seadmest hästi palju, mis optika tal ees on. Jah, 10-12 meetrit isegi loeb, et siis on A4 juba vajamus seda. Kui sa ikkagi, ma ei tea, mingi 5 meetri kõrguselt, 3. korruselt midagi tahad lugeda, et seda probleemi.
et ega see on nagu jah, et neil olid samad sõbrad ju. Mäletad see... Sanko päris sai, jah. Et noh, Sanko päris, nendel olidki need samad püstolpäästikuga, ehk siis, et sa ei pidanud nagu käes hoidma, vaid sul oli nagu rihma otsas siin päästikuga ja siik peal ja vajutasid, et siis ta luges on. Et noh, selleks on tähendab seda, et seda peab ühte kätt sul on ju, et sa vajutada teed on ju, et olen... Paulus on nagu sellest foto- ja videotehnikas, kus sa lähed optikaga hästi nagu kaugustesse, siis need hinnad lähevad kõrgustesse. Nendel maksid need 10 meetri kauguselt umbes lugejad selline paar tuhat peale, eks ole. Raha kohta. Et jah, et ega seda, mida moodi kasutada kuidagi, ma arvan, et te oskate võib-olla isegi öelda, kuidas laos on paremini, et noh, mõnes kohas ma olen näinud, vennad kõnnivad, tahvlid on riputatud kõhu külge, sest kätega peab tööd tegema. Et siin on nii-öelda tahvel ees käivad ja kui seal on Android seade, siis ei ole üldse küsimus, et seda kõike nii-öelda kasutada seal. Võt. Nii. Viimane pilt. Viimane pilt. Jah, et selles mõttes, et kui rohkem küsimusi ei ole, me täname, et te tulite. Et loodame, et oli informatiivne, et saite selles mõttes ikkagi uusi teadmisi endale. Kohe me seda kaasa ei saa anda, nii nagu Urmas küsis, aga ütleme nii, et lihtsalt tead kauemaks. Jah, ma olen ise ära, nii et... vaatame, mis juhtub või? Okei. Ja. Et nii. Ma vaatan kohe, kas see nüüd on ka omavahel wifi võrguga vist oligi seotud või? Need omavahel matchivad wifi'ga. Kindel oli vist jah. Ei matchi. Oota. Siin on näha tegelikult, et Veiko läks üle oma mobiilsele internetile ja kuna meil see rakendus on lubatud ainult sisevõrgus. VPN-i peal, kuna see on isiklik telefon, siis meil ei lubata isiklike telefoniga firma võrkudes käia. Nii-öelda midagi tegemas. Et siis kohe vaatame. Nii kaua tegutseb, kui... Oi, vaata. Ole isa peale võitsin. Kaubakontrolli ära ei tee, sest et ei saa andmebaasiga ühendust, aga infot ka ei tule. Päris hea. Selleni ei ole me jõudnud testimisega, et vaadata. Vaatame kauba vattuvõtmist. Aga ta jääbki siia nüüd... Ta ei saa infot, nagu ma ütlesin, seade loll, tal endal ei ole midagi sees, et ta kogu aeg pärib infot seda juurde nii-öelda. Et kui ta ühendust ei saa sellest serverist, siis ei ole seda ka infot ka tal olemas nii-öelda. Kaob ära nii-öelda. Kui võrk tagasi tuleb, praegu on selle nii-öelda ühendus võib meile omavahel iseenesest mulle endale see info siia juba jooksis on, meil kadus sellega pilt lihtsalt ära, et see, kui wifi tuleb juurde, siis ta tahab uuesti sidumist saada endal. Selle peegeldamise osas, mitte nii-öelda noomi või selle Cloudix laomehe kasutamise osas. Et nüüd, kui ma peegeldan selle pildisi uuesti. Kas äkki oleks mõttekas teha, et ta ütleb, kui ta kaotab ühe? Jah. Ma selle tegelikult kirjutasin. Et eks see on ka see, et on ju see aeglase neti, et me oleme üritanud selle, nagu ikka andmas, et suhteliselt väike pakett oleks, et ei vaja mingit meeletud internetiühendust. Kuigi siin vist võiks ikkagi olla, kas see oli 20 või 30 või mingi sükke ühendus võiks olla, et tavalise dial-upiga ta enam ei tööta, aga ma arvan, et mõned ei teagi, mis see dial-up on. Et jah, ma panin endale siia enne märke, kus, et kasutaja ka saaks sellise teavitused, kui on ühenduse probleemid. Connectingu poole pealt tuleks info juurde, et ühendus on katkenud. Et äpp on ju seadmes sees, see ise saab seda infot jagada, kui tal muu ühendus puudub.
väga hea tähelepanek, mida me ennem lubasime proovida. Nii. Veel mõni, mis meil on endal meelest ära läinud, küsimus vahepeal rääkinud oleme, lubanud oleme. Sa alguses mainisid seotud dokumente, kas kõik teavad? Kas sa lõpuni rääkinud, mis see on? Ma üritasin kuulata, et ma küsisin, et kas kõik teavad, mis need on, et kui nad teavad, siis ongi nagu see, et oleks võinud öelda kohe, et ei tea, on ju. No ma vaatasin, et ma esialgu ennast lolliks ei tee. Ei, aga see ei ole lolliks tegemine, see ongi see seadistamise küsimus. See on teadlik, küsin niikuinii rohkem kui vähem. Et see tegelikult ongi seadistamise küsimus, on ju, et need, kes on noomi väga pikalt kasutajad, on ju, et ka Antsla tegelikult ju, ega need seotud dokumendid on alles neile ju hiljaaegu tulnud juurde. Ma kuulsin, et kui ma Antslaga küsima hakkam sellest küsimusi, siis on küll miinus, et saab tihti välja lülitama ja siis jääbki aastane. Et jah, et see põhimõte on see seotud dokumentidel on ikkagi see loogika, on ju, et me saame, meil on, ma toon müügi poolt näite, on ju, et teeme pakkumise. Sa paned sinna listi tooteid ära ja nüüd see pakkumine kinnitatakse. Sa vajutad nuppu, teed seotud selle samast pakkumisest. Tellimuse on esmatoode, et sa broneerid või kui tellimust ei tee, teed kohe saatelehe sellest. Et siis ta võtab kõik need read otse kaasa ja seal need kogused, mis on sul pakkumise peal, ka hinnad ja kõik. Ja sa pärast saatelehe peal näed seda algset pakkumist, mis seal on olnud. Et see on nagu sidusus on juures. Ja selle järgi me teeme, on ka need seisundid, asjad, et kõik see nii-öelda peale pantud. Me saame seadistada seda, et kui pakkumisele on järgnenud ära saateleht, siis pakkumisele tuleb see info peale, saateleht tehtud. See on puhas seadistamise teema. Seisund, värvime need seisundid. See pakkumine võib peitu minna, kui tast on kõik kaubad, asjad väljastatud ka selle saatelehega, et kõike seda nii-öelda ja see info tuleb nii-öelda sellel dokumendil nii-öelda rea pealt kokku nii-öelda. Iga rida, iga kogus me vaatame seda selle pihta. Siduda võib ka tootmisprotsessi dokumendid siin. Ja, kõik, et ega tootmine, lao sisekäibed või mis iganes, me enam ei kasuta väga seda, et kui on kliendi tellimus tulnud, on ju ka ostuvajadus, põhimõtteliselt on võimalik siduda ju siis sinna sama pakkumise peale, et klient tegi pakkumise, tellis selle, me tekitasime sellest tellimusest broneeringu, meil ei ole seda kaupa, nüüd teeme sellest ostuvajaduse, siis selle ostuvajadusest, kui kaup kohale jõuab, me saame infot juba panna pakkuma selle tellimusel peale, nüüd on see toote kohal. Et erinevad üksustega isikud, kes selle tegelevad ostupool, müügipool, näevad, mida on tulnud kohale, mida mitte, et nad ei pea minema vaatama saatelehed või neid sissetuleku dokumente. Et see kõik nii-öelda on seadistamise teema nii-öelda. Ja seda toetabki siis nii-öelda see Cloudix laumes juurde, aga et kõik muu on nagu noomi poole pealt teostada. Et see on nagu kiire ülejutt nii-öelda, mis see võimekus on, et need, kes on kasutanud seda juba võib-olla oskavad teada selle eeliseid asju, teistele võib-olla infoks, kes uuemad on. Seda kõike saab tegelikult ka vanadest noomidest üle tuua. Ma tean, et teil vist väga ei ole kasutusel saatelehte, neid seotud dokumente. On ikka? On, okei. Et siis jah, klienditi me ikkagi viime ka vanu baase selle nii-öelda seadistamisega üle, et kõiki uusi lahendusi me ikkagi mõtleme selle pealt välja, et see seotud dokumendi loogika oleks olemas. See, mis siin vanasti oli, ma ei tea, mõni teab, mis tähendab punane salvestamise nupp on ju. On staatuse ümber salvestamine nii-öelda. Ehk siis see tähendab ju seda, et sa selle sama dokumendi, mitte et sa ei tee uut, vaid see sama dokumendile antakse uus staatus peale, kui ta ennem oli pakkumine, siis nüüd sa salvestada saateleheks, ehk talle antakse õigus juurde, et ta teeb nüüd laokandeid ja finantskandeid näiteks. Aga seda pakkumist kui siukest alles ei jää. Ehk siis nüüd see loogika seotud dokumendiga on see, et pakkumine on alles, tellimus jääb alles, kõikidel lihtsalt tekivad seosed vahele. Et me teame kõike seda ajalugu näha ja vaadata. Et see on nagu nende punastest nuppudest lahti saamisega on vanadel kasutajatel päris keeruline. Peame jõuga sekkuma, et ei saaks seda vajutada. Ajalugu, see on see, et inimloomus on harjumuse küsimus, et kui ta on kogu aeg seda punast vajutanud ja ta tahab seda ikka edasi vajutada. Nad leiavad sealt võimaluse, kuidas seda kasutada. Et jah, veel miskit küsimust?
et jõudsin aja täis rääkida. Ega kui ei ole, ega siis me võime lõpetada ja tänud tulemast teile ja.